Tegemist on Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla riigimaantee siis linna läbiva lõigu ehk Jaama tänava ja Tallinna maantee osa rekonstrueerimisega. Kuna tegemist on ühtlasi ka transiitteega Tallinnast Hiiumaale, siis on see äärmiselt oluline ühendustee. Riigi poolt on meil eraldatud siis tänavuse aasta lõigu rekonstrueerimiseks 1 000 000 eurot, millele linn omalt poolt paneb juurde ligi 400 000, kuna kogu selle ligi kilomeetrise lõigu maksumuseks on 1,38 miljonit eurot. Esialgu on freesimine, siis on freesimistehnika. Kui tulevad sadeveetööd, siis on sademeeskond, kivimehed, pärast asfalt ja haljastus. Kuidas prognoosite, jõuate oma töödega graafikus püsida õigeaegselt selle objekti üle anda? Ma usun, et jõuame. Töö käigus me vahetame välja nii kõnniteede kui ka sõidutee katendi, lisaks sadevesi ja mõningad elektritööd. Selle remondi ajaks, mis on siis umbes 4 kuud, on ümbersõit meil suunatud läbi Kuuse tänava ja läbi Männiku tänava teiselt poolt, aga kõik märgid ja suunaviidad on üles pandud, nii et eksida ei tohiks küll ära kuhugi. Liiklus nii Haapsalusse kui läbi Haapsalu Hiiumaale muutub kvaliteetsemaks ja ütleme siis autojuhtide jaoks mugavamaks.